enne, kui olümpiamängude sportliku osaga stardime, ootab meid ees veel pidulik ja tähtis avatseremoonia. Avasõnadeks kutsungi siia lavale meie koolijuhi Keit Pomočkini. No tere, kuidas on tuju? Hakkab looma ja selleks on põhjust. Hea Saku Gümnaasiumi kooli ja olümpiapere. Mul on nii hea meel, et see päev on lõpuks käes. Sel aastal muideks möödub 105 aastat sellest päevast või aastast, kui Eesti iseseisva riigina osales olümpiamängudel. Aasta siis oli 1920, nii et väga sümboolne, et meie kooli olümpiamängud toimuvad just sellel aastal, 105 aastat hiljem. Ja kooli olümpiamängud on Eesti Olümpiaakadeemia algatus, et tuua läbi olümpiamängude sport kõigi õpilasteni ja rõhutada, et sport ja haridus käivad alati käsikäes. Ja meie kooli esimesed kooli olümpiamängud toimusid 18. septembril 2014 ja siis vedasid seda eest meie toonane huvijuht Anton Noor, kes on täna siin. Aplaus talle. Ja kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil. Nii et tänane sündmus on ka kummardus neile, kes sellele teekonnale alguse panid. Ja nüüd, pisut vähem kui 11 aastat hiljem toimuvad Saku Gümnaasiumi kooli olümpiamängud taas. See on olnud üks vägev olümpiahariduse ja spordi teekond, ja mida me alustasime juba 13. jaanuaril haridusprogrammiga. Ja sel teekonnal on kaasatud olnud nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad kui mitmed koostööpartnerid. Toimunud on spordi ja olümpiamängude festival SOF, samuti luulekonkursid, mitmed kohtumised tippsportlastega, sporditeemalised mälumängud, regilaulu loomine, meie kooli olümpia logo ja maskoti konkurss, olümpiateemalised arutelud, õpilaskonverentsid, mitmed näitused ja uurimused. Seda on mega palju ja seda on nii tore. Ja võib julgelt öelda, et selle õppeaasta kõige suurema kõiki 1. kuni 12. klassi õpilasi kaasava suursündmusega tegu on. Nii et minu suur tänu kuulub kõigile, kes selles protsessis on olnud osalised, on panustanud ja pidanud seeläbi oluliseks hinnata nii meie kooli kui olümpiamängude väärtusi. Ja eriliselt palun teie suurt aplausi olümpiakomitee liikmetele, õpetajad Kelly Välba, Kersti Vissov, Elerin Eller ja Marju Telliskivi. Õpilaste esindajad Laura Abe ja Maia-Lorena Medina. Eriliselt suure pühendumisega on panustanud, mina ei ole sellist asja näinud 5 aasta jooksul. Meie vanemad Aigi Kasemaa, Tarmo-Henri Tamm ja Katrin Tamm. Aitäh, te olete eeskujuks. Ja viimaks, imelise energia järjekindlusega on seda protsessi meie olümpiateekonda eest vedanud meie spordi- ja kogukonnajuht Anett Kaljon. Spordipäev on igal juhul käes ja ligi 1500 Saku Gümnaasiumi õpilast ja olümpiasportlast asub peagi võistlema 8 erineval spordialal. Soovin kõigile vaprust, mõnusat võistlusvaimu ja eelkõige rõõmu nii sportimisest kui olümpiamelust. Elagu Saku Gümnaasiumi teine kooli olümpia! Suur aitäh Keidule, teeme Keidule ka ühe suure aplausi veel. Aga lisaks sellele, et me kõik tulime siia võistlema ja sporti tegema, toimub veel täna väga palju põnevat. Lõputseremoonial esineb 2025. aasta Eesti hip-hop räpparist Sam. Rohkem häält, ma ei kuule. Väga hästi. Samuti on olümpiaküla kohvikud, kus te leiate sealt parema käe juures, teie jaoks vasaku käe juures, kus on meie enda õpilased panustanud ning sealt saab osta erinevate riikide suupisteid. Tegu on heategevusliku kohvikuga ning saadud tulu läheb paraolümplastele Kätlin Riidebachi ja Ain Viilau toetuseks. Aga ega siis ühelgi olümpiamängude avamisel ei puudu osalevate riikide paraad ja meie ka ei tee selles erandit. Nii et palume nüüd kõigi pilgud vasakule, seal kus need lipud seisavad. Sinna on rivistunud ette meie esindustiimid lippude all ja on valmis sammuma staadionile. Igal klassil on oma riik, oma värvid ja oma vaim. Vaatame koos, kes on täna stardis ja mis riike nad esindavad.
nad tulevad. Kauaoodatud hetk ongi käes. Esimesena, nagu traditsioon ette näeb, on Kreeka, esimene C ja 6 B-klass. Kannavad seda au ning astuvad marssima hüüdlausega lähme, lähme, võit on meie. Austraalia on kohe järel ning seda riiki esindavad esimene E ja 7 D. Kolmandana marsib Brasiilia, teine F ja G12-1. Tunnuslause on neil tuleme päikesest, võidame särades. Ning juba sealt paistab ka Costa Rica, keda esindavad 3 F ja G11-2. Nemad vastavad sama säravalt. Pura vida, võidame rõõmuga. Fidži ei tule üksi. Neil on lausa 4 tükki. 3 C, 6 F, 7 F ja 8 F. Rahulik, aga veenev. Nende tunnuslause on Fidži, kus on kõigeks piisavalt aega. Kuuendana jõuab meie ette Gruusia, mis koosneb 3 A ja G10 üheklassist. Järgmiseks on Holland, esimene F ja 9 D. Teavad, mis eesmärk on. Nende tunnuslauseks on Holland ei peatu, kuni võiduks on kuld. India riiki esindavad 5 B ja 8 D klass ja nemad lähevad võistluspäevale vastu tunnuslausega südamega India eest, üks süda, üks India. Jaapani riiki esindavad 4 G ja G10-2 klass. Nende tunnuslause on toores kalas peitub toores jõud. 10. on meie ees Jamaica tandem, 3 B ja 7 A klass. Kanada riiki esindavad uhkusega 2 C ja 7 B klass ning nemad hõiskavad jaksa, Kanada. Kiribati lipu all marsivad 4 D, 9 C ning 9 G klass. Lõuna-Aafrika Vabariiki esindavad 2 H, 2 G ning 6 A klass. Lõuna-Korea esindavad seekord 2 D ja 6 D ning nemad hüüavad kiire, tugev, vankumatu, Lõuna-Korea on kartmatu. Meie naaberriik Lätit esindavad sellel kooliolümpiamängudel 5 D ja 8 G ning nende tunnuslause on kas mekle tas atradis, mis on siis Läti vanasõna, kes otsib, see leiab. Madagaskarit esindavad 1 A ja G10-3 ja nemad ei karda üldse nalja teha. Nende tunnuslauseks on I like to move it. Mehhiko riiki esindavad 4 C ja 7 C klass, kes hüüavad koos Viva la Mexico. Papua Uus-Guinea esindavad 5 C ja 9 C. Loosungiga seekad me oleme, olümpiavõidu võtame. Prantsusmaad aga esindab 4 F ja 9 B. Natuke vint. Ma söön su söö, kui keegi ei näe. Rootsi lippu kannavad ja esindavad 1 B ning 7 C klass. Saksamaa esindab seekord 2 G, üksinda, aga kohal ja valmis nad on. Soome riigist on kohal 5 C ja 8 B klass ja nemad küsivad otse 1, 2, 3, sauna. Taani lipu all võistlevad 3 C ja 8 A klass. Taist on kohale tulnud 2 E ja G11-1. Nende tunnuslause on Tai, vürtsikas toit, teravad jalad. Tansaaniat esindab see aasta 3 D ja G11-3. Nemad annavad julgelt teada. Hoidke alt, siit tulevad Tansaania lõvid. Tšiili riiki esindavad 5 A, 5 F ja 9 A klass ning neil on selge sõnum. Tšiili ei viili. Uganda riiki esindavad 2 B ja 6 E. Nende tunnuslause on Uganda ei karda. Uus-Meremaa lipu all võistlevad 4 C ja 6 C klass ning nende lubadus on väike saar ja suur on plaan. Võidu toob Uus-Meremaa. Eesti, meie oma Eesti lipu all võistlevad see aasta 4 B ja 8 C klass. Ning viimasena meie korraldustiim, Saku Gümnaasiumi kooliolümpiamängude komitee. Nemad marsivad Eesti Olümpiaakadeemia lipu all ning nende tunnuslause on üks tiim, üks siht, üks olümpia. Saku Gümnaasiumi kooliolümpiamängude 31 riiki on rivis
jah, neid tõesti on 31, sest meil on väga-väga palju õpilasi. Aga nende vaim on valmis ja mängud on ees. Nüüd saabki sõna Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid. Tere! Tervitan Saku kooli olümpia osavõtjaid ja loomulikult kiidan ja tänan Saku kooli olümpiakomiteed. See on eeskujuks kogu rahvusvahelisele olümpialiikumisele, et olümpiakomitee ise päriselt teeb ja korraldabki olümpiamängud. Suurte inimeste maailmas see tegelikult nii ei ole. Nii et au ja kiitus ja te olete väga-väga tublid. Mul on väga hea meel selle üle, et täna ei ole ka päikselist ilma, sest nagu te eelmisest suvest Pariisist mäletate, siis ühel korralikul olümpiamängude avamisel peaks sadama ja üsna korralikult. Meie oleme väike riik, nii korralikku vihma nagu Prantsusmaal me korraldada ei suuda, aga no sinna poole. Õnneks sportlased ju vett ei karda. Ja ma räägin teile ühe väikese loo, et ükskord oli mul selline olukord, et oli üks pikem rattasõit 4 tundi ja me olime täiesti läbi märjed ja siis tundus, et enam märjem olla ei saa, aga tegelikult sai, sest mööda sõitis buss ja siis selgus, et märjem ei saa, aga külmem saab ikka. Täna on ilm soe ja ma olen täitsa kindel, et soe süda ja vilgas liikumine hoiab kõigil tuju hea. Tuju peab olema hea nii nendel, kes olümpiamängudel võidavad, kui ka nendel, kes on osavõtjad. Sest teate, tegelikult on võitjal vaja väga neid osavõtjaid. Sellepärast, et ei ole ju mingit mõtet võistlusel, kus ei ole piisavalt neid, kellega koos võidu vudida, kaugemale hüpata, kõrgemale hüpata ja kõike seda teha. Ja pärast võistlust on ju pidu kõikidel ühtemoodi ja kõikide hinges ühtemoodi. Sest sport on tegelikult ikkagi sõprus. See on kõige tähtsam asi spordi juures, et me oleme sõbrad ja me oleme sõbralikud ja me väga-väga hoolime üksteisest. Veel kord ilusaid olümpiamänge teile kõikidele ja kohtume siis jälle. Ma saan aru, et regulaarsus tuleb veel saavutada, mis oleks võrreldav tavaolümpiamängudega. Soovin teile selleks edu koolijuhile ja korralduskomiteele. Ilusaid olümpiamänge ja loodetavasti kohtume siis nii umbes 4 aasta pärast. Head päeva! Veel kord üks suur tänu Kersti Kaljulaidile. Teeme ühe suure aplausi. Aga olümpiamängud saavad alata alles siis, kui on antud vanne. Palume kõigil sportlastel panna oma parem käsi südamele. Ma nüüd jälgin, kõik palun pange oma parem käsi südamele. Seal tagapool ka. Nii, on aeg olümpiavandeks. Mina ütlen ette ja teie saate järgi öelda. Meie, Saku gümnaasiumi õpilased, anname ausalt vande, et osaleme kooli olümpiamängudel austusega ja reeglitest kinni pidades. Spordivaimus, ausalt, võrdselt ja üksteist toetades. See oligi kõik, võite nüüd käed ära võtta. Aga kohtunike ja õpetajate vande loeb ette meie liikumisõpetaja Raigo Toompuu, kes muideks osales ka ise 2012 aastal suveolümpiamängudel Londonis. Teeme suure aplausi! Ja nüüd kohtunikud õpetajad, korrake minu järel, palun. Meie, kohtunikud ja õpetajad, anname ausalt vande, et teenime Saku gümnaasiumi kooli olümpiamänge erapooletult, järgides nende reegleid ja tegutsedes tõelise spordivaimu kohaselt. Aitäh! Suur aitäh Raigole! Aga see pidulik avatseremoonia hakkabki vaikselt lõpuni jõudma.
saate varsti minna juba kõik sporti tegema, jooksma ja oma kohtadele. Aga meie piduliku avatseremoonia lõpetab laul, algab meie spordipidu. Need sõnad muideks on sündinud pea kogu koolipere ühisloominguna. Selle laulusaatel süttib ka kooli olümpiamängude tuli, mida te näete siin teie vasakul käel. Olümpiatuld süütavad Antor Noor, kes oli 11 aastat tagasi toimunud Saku gümnaasiumis esimeste kooli olümpiamängude peakorraldaja, ning Anett Kallion, kes on tänavuse kooli olümpiamängude peakorraldaja. Paraadi osalejad, lipukandjad, 3 sammu palun astuge tahapoole, mõlemal poolt. Super, kõik vist astusid. Ja rahvas ja publik siin staadionil, see on regilaul, nii et laulge kaasa. Tänne oli üks kuningamäng jälle. Kuningamäng jälle oli sedasi. Sellel polnud muud kedagi, kui inimesed on ringis kõik ja üks on seal sees, ringi sees ja sees hakkad. Kuningas, miks sa mullu meil ei tulnud, mullu meil ei käinud. Kuningas. Olümpiamängud spordiplatsil Narjasa. Sport see võidab sellel päeval. Stardipauk see kohe kõlab. Kõrgel on olümpiatuuli. Jooksen, viskan, hüppan kõrgust. Pingutame võidu nimel. Kui ei võida, pole hullu. Stardijoonel valmistume. Publik elab rõõmsalt kaasa. Pendel teates jookseb võistkond. Pulk on käes ja tempo kiire. Hei, Saku gümnaasium, kas te olete valmis? Kas meil jalad valutavad? Jah, meil jalad valutavad. Selle vastu on üks ravi, puhkepaus tooks meile abi. Pausil võtan joogist sõõmu, hiljem tunnen spordist rõõmu. Kullast medal on mu köitja, õhtu lõpuks olen võitja. Me nagu kalad vees, jee, hashtag oleme õnne sees. Meie see suur võiduvaim, olge teie sama paim. Viibu laskmine on vaikne. Viibu sirgu siht on ees. Köieveos on köied pikad. Tõmbab meeskond ühtses rütmis. Kohtunikud vilistavad. Ausaid sportlasi jälgivad. Osavõtt on kõige tähtsam. Keegi pole spordis üksi. Päeva nautin sõpradega. Sporti tehes hingan soojus. Silmis ära hinges soojus. Algab meie spordipidu. Juhuu! Brasiilia! Kuulutame Saku gümnaasiumi teised kooli olümpiamängud. Avatuks! Ja sellega hakkab meie avatseremoonia lõppema. Ees ootab teil 8 võistlusala, nii et ergutage oma tiimi, nautige päeva ja liikumist koos oma sõpradega. Hoidke silm peal live tulemustel, et näha, kuidas teil läheb. Kell 13.45 koguneme siinsamas staadionil uuesti, et tunnustada parimaid, tantsida ja kuulata Sammi. Kui sa pole kindel, milline on sinu esimene ala, siis värava juures on tabel, kust näed, kuhu suunduda. Nüüd aga palun kõigil valmistuda oma esimese võistlusala jaoks, järgi ajakava,
ja liigu alati koos oma riigiga. Soovin kõigile palju edu ja pea meeles. Kõige olulisem on nautida seda päeva ja hoida sportlikku vaimu. Palju edu teile!